Tere õhtust! Alustame tänast saadet küsimusega. Kas vastab tõele, et kuu on juba meile tundmatute maaväliste arukate olendite poolt hõivatud? Ja kui see on nii, siis miks pole kosmoseagentuurid ning erinevate riikide valitsused sellest maailma avalikust seni teavitanud? Püüame sellele küsimusele vastata tänases saates sammhaaval. Alustame veealuse maailma uurimisest. Tundmatud veealused objektid. Georgi kosmoseuudis Kuu meredest. Apollo kuu missioonide UFO-kroonika. Kevade saabumine ja suve lähenemine tähendab muuhulgas ka seda, et paljusid meist tõmbab veele üha lähemale. Muide, vesi on elukeskkond, kus leidub seletamatut ja arusaamatut, võib-olla veelgi rohkem, kui seda näeme või kohtame õhuookeanis. Mõiste UFO kõrval eksisteerib ka mõiste USO. USO tähendab inglise keeles 3 sõna. Unidentified submerged objects. Veealused tundmatud objektid. Üks neist lebab 90 meetri sügavusel Läänemere põhjas, teist aga nähti tuiskamas veest välja Lääne-Virumaal. Kunagine Rutt ja piirivalvekordon Lääne-Virumaal on üks väheseid kohti Eestis, kus on nähtud veest välja tuiskamas tundmatut objekti. Nägijateks olid Rutt ja piirivalvekordoni ohvitserid ja ajateenijad. Erakordne sündmus aastal 1986 kajastus ka piirivalvurite teenistusžurnaalis. Igor Volkel õnnestus seda žurnaali omal ajal sirvida ja rääkida ka ohvitseridega. Et meres oli näha kõigepealt helesinine kuma põhja suunas, et see kordon on kilomeetri kaugusel rannast. Jutt on samast piirivalve Haljala taga olevast Rutt ja Karepa piirivalvekordonist, et tornid on mere lähedal ja siis sealt tornist vaadeldi mere läks helesiniseks ja siis sinine valgus liikus maa poole ja lõpuks oli näha siis rannajoonel selle helesinise kuma sees intensiivset konkreetset meesterahva siluetti ja see oli pika kasvu, see oli 2,5 meetrit. No loomulikult merest tulev objekt, siis olid kellad sees, vennad jooksid tornist alla, teatati raadiosides ja alustati siis operatsioone. Nii et see olend jõudis selle ajaga siis üle tee, alla poole kilomeetri läbida, siis oli kilomeetri läbinud ja siis läks metsa. Et objekt tuli veest välja? Jah. Ja mis kujuline see oli? Inimese kujuline ja liikus niiviisi käed pikalt ees. Nii et inimene tuli veest välja, mitte mingi lennumasin? Inimese kuju, ma ei tea, kas ta oli projektsioon, kas ta oli mulaaž, kas ta oli droon tolle aja kohta üsnagi ambitsioonikas. Aga ühesõnaga vaatlusobjektiks oli antropoidi, inimese kujuline siluett, käed pikalt ees, isegi nüksed näo profiiljoonet olid täpselt kirjeldatud, aga kuna ta oli helesinine ja hõõgus, siis muidugi ei tulistatud, kuid üritati alustada siis ümberpiiramist, et piirata ümber ja siis võtta kontakt. Kus see ümberpiiramise No seda üritati metsas sooritada, aga see valgus läks ära, kuni ta siis kustus ootamatult ja siis kõik see 20 meest ja enam, kes seal olid nii-öelda haarangus, need jäid selliste jobudena sinna metsa siis seisma ja raportid muidugi olid vinged ja ma pärast rääkisin ka siis majoriga, kes seda operatsiooni juhtis, ta ütles, et ta isikliku relvaga käis veel pärast, siis kui operatsioon oli läbi, siis liikus veel ja siis Rakvere alarmeeris kogu Eestit KGB liini pidi, et niisugune olend või objekt sisenes meie riigi territooriumile ja siis oli nagu päringud, et kõikide linnade baarides või söögikohtades, kus nähakse tavatut väga pikka kasvu
meesterahvast, siis koheselt reageerida. See tähendab siis nagu alustada kontakti, vestelda, hoida nii kaua kinni, kui tuleb täiendavat jõudu. No niisugust ma tean, et neil ei õnnestunud, 5 aastat oli möödas. Midagi hiljem ei avastatud, aga fakt jäi faktiks. Ja kõik see oli kirjas ka selles žurnaalis. Žurnaalis muidugi, jah. Usode kohta leidub rohkesti teateid Argentiinast ja USA'st, Brasiiliast, Hispaaniast, Itaaliast ja mõnedest teistest riikidest. Nendes riikides on nähtud suure kiirusega vee all liikuvaid tundmatuid objekte. Kirjeldatud, filmitud ja pildistatud on merepinnast mitmekümne meetri kõrgusele tõusvaid veesambaid ja nende veesammaste seest ülesse kõrgustesse paiskuvaid lennumasinaid. Esimese kokkuvõtliku teose meredes ja ookeanides toimetavatest meile tundmatutest arukatest olenditest kirjutas bioloog Ivan Sanderson. Šotimaal sündinud ja Inglismaal Etoni kolledži lõpetanud Sanderson sai zooloogi hariduse Cambridge'i ülikoolis, mille lõpetas kiitusega. Mõned aastad hiljem omandas Sanderson samas ülikoolis magistrikraadi ka botaanikas ja etnoloogias. 1920. ja 30. aastatel osales ta paljudes ekspeditsioonides maailma erinevates troopilistes piirkondades. Nende ekspeditsioonide käigus alustas Sanderson ka looduse ja reisiraamatute kirjutamist. Teises maailmasõjas töötas ta Briti mereluures. Pärast sõja lõppu sai Sandersoni koduks New York. Tema kirjutatud raamatutest esitleme tänases saates seda, mille pealkirjaks Maa nähtamatud elanikud. Autor kirjeldab selles raamatus mere sügavustes eksisteerivate arukate olendite liiki, kes olevat oma arengus inimkonnast kaugel ette jõudnud. See liik olevat tekkinud nendest elusolenditest, kes palju miljoneid aastaid tagasi merest maismaale ei tulnud ja jätkasid oma arengut vee all edasi. Ivan Sandersoni arvates toimus veealune areng oluliselt kiiremini, kui see toimus inimkonnaga maismaal. Autor väidab, et seetõttu edastab veealune tsivilisatsioon inimkonda miljonite aastate võrra oma arengus. Sanderson on arvamusel, et nood targad veealused olendid ei taha teha mitte mingisugust koostööd ega suhelda maapealsete meiesuguste olenditega. Väidetavalt elavad kõrgelt arenenud olendid ka näiteks Venemaal, Baikali järve suurtes sügavustes. Veealustele tsivilisatsioonidele olevat jõukohased isegi tähtede vahelised lennud. Võib-olla üks nende sõidukitest ongi see, mis juba tuhandeid aastaid lebab ligemale 90 meetri sügavusel Läänemere põhjas. Esimesed teated sellest kummalisest objektist Rootsi rannikumeres avaldati 3 aastat tagasi, aastal 2014. Objekti on püütud lähemalt uurida ka veealuste robotitega. Paraku tõrgub elektroonika töötamast veealuse tundmatu objekti vahetus läheduses. Niisiis mingisugune tundmatu objekt Läänemere põhjas, kusagil seal Rootsi rannikumeres. Palusin täna stuudiosse Igor Polke, et seda kummalist objekti Läänemere põhjas natukene uurida meie käsutuses olevate meetoditega. Tere tulemast. Tere, nii palju kui meil võimalik. Ja kas ja kes
on seda objekti seni uurinud? No tähendab, ilmavalgust nägi see signaal või see informatsioon Rootsi harrastussukeldujatele tänu, et nad teevad siin Läänemeres merepõhja sellist süstemaatilist vaatlust ja selliseid paremaid laevaauku kohti otsivad. See on seotud varandusega. Aardekütid. Aardekütid jah, sisuliselt ja samal ajal nüüd sattusid niisuguse paradoksaalse anomaalia otsa, et kõigepealt küsimus, et mis see seal võiks olla Läänemeres, et siis ütleme, geoloogiline lähenemine on see, et on tegemist tegelikult põhjas, kuna Läänemeri ei ole ju väga sügav, et ütleme siis 60 kuni 90 meetri vahel sellises sügavuses 3 objektiga. Need on ovaalsed objektid, mis meenutavad läbi või on läbimõõdult 90 kuni 60 meetrit ja meenutavad selliseid ovaalseid ellipsi või ringikujulisi objekte. Üks kõige suurem, mis nagu tähelepanu just köitis, oleks nagu mingi platvormi või jala peal ja merepõhjas on ka aimatav mingisugune nagu süvend, et seda võiks tõlgendada nagu liikumisjäljena. Nii et geoloogilisest seisukohast on tegemist ja seal on ka proove võetud, et natukene huvitavate kivimitega ja sellise geoloogilise nähtusega. Ufoloogidele, aga eriti harrastus nii-öelda fanatikilistele ufoloogidele pakub ta ikka huvi selles mõttes, et äkki on tegemist mingi taldrikukujulise objektiga, mis on kosmosetehnoloogia. No on võrreldud tähesõdade filmidest tuntud niisuguseid suuri lennumasinaid. Galaktika taolisi baasjaamu. Et tegelikult jah, kunstnikud on neid ju üritanud nagu simuleerida neid objekte, aga mis on huvitav on see, et Rootsi tiim, kuhu kuulus ka teisel-kolmandal sükeldusel paar minu Soome tuttavat või sellesse ringi, kes alustasid hasartselt asja uurimisega, et seal oli mitmeid põnevaid nagu leide, selle objekti pealiskiht kerge merepõhja setetega kaetud ja selline reljeefne astendus, et see andis siis nagu põhjuse teda siis nagu simuleerida ja leida seal mingid kosmoselaeva tunnuseid. Asi läks huvitavaks ülemöödunud suvel, siis kui oli juba kogu teema nagu päevakorras, siis NATO üks laevadest, sõjalaevadest võttis selle nagu operatsiooni üle ja siis minu andmetel nad toimetasid seal paar kuud. Nii kaua siis harrastusentusiastid või sukeldujad ei pääsenud ligi. Ja tulemus oli siis selline, et peale seda hakkasid harrastussukeldajad kurtma, et rahapuudus on ja ilmastikuolud ei ole head ja et jäigi ülemöödunud suvi see asi edasi uurimata ja sel suvel, nüüd eelmine suvi siis ütleme, ei ole seal eriti aktiivset tegevust märgata. Et see on nagu sageli tüüpiline, et nagu Bermuda kolmnurga nähtused ja kui armee või erijuvi läheb peale, siis tihti peale tehakse nagu mingisugune selline järeldus, et hasart hakkab vaibuma. Nii et põnev on ta igal juhul, nii et ufoloogidel on siin kütet, mida sellele lõkkele alla panna küll jagu. Kuivõrd tõele vastab väide, et seda objekti seal Rootsi rannikumeres on püütud uurida ka robotitega, kuid mingil põhjusel elektroonika ei taha selle objekti lähistel eriti hästi töötada. Kas see on väljamõeldis, on see oletus või on see fakt? No ütleme niiviisi Eesti ufoloogina või sellise kogemusena, kui ma võin öelda niiviisi, et sonaritega on algselt uuritud seda piirkonda, seda objekti üksjagu ja veealustel uuringutel tihti on loomulikud igasugust häired, aga selliste paradoksaalsete või anomaalsete karakteristikutega objektide uurimisel on need tehnilised ja metoodilised organisatsioonilised anomaaliad on sagedasemad. Et siit eemalt, kuna meil on adekvaatse informatsiooni baas on nõrk või puudub üldse, siis kaugeleulatuvaid järeldusi mina ei teeks, aga seda enam, et meil on nagu käpp sees või tuttavad seal, et siis jääme ootama, kuidas need asjad arenevad. Vladimir Ažaža on hariduselt okeanograaf. Nõukogude Liidu mereväes teenis ta tuumaallveelaeva hüdroakustikuna. Seejärel sai temast teaduslikuks uurimistööks ümberkohandatud allveelaeva kapten.
Aastatel 1958 kuni 1966 sooritas allveelaev Severnjanka 10 ekspeditsiooni Põhja-Atlandile ja Barentsi merele. Eesti keeles ilmunud raamatus Severnjanka läheb ookeanile kirjeldatakse allveelaeva ümberehitamist ja selle esimesi reise. Pärast neid reise keskendus Vladimir Ažaža tundmatute lendavate objektide uurimisele. Rahvusvahelise tuntuse tõi talle selles valdkonnas ilmunud 2 raamatut. Üks neist on pühendatud veealustele tundmatutele objektidele. Teine käsitleb maakera õhuruumis ja maakera lähistel liikuvaid ufosid. Vladimir Ažaža on korduvalt külastanud ka Eestit ja esinenud Tallinnas ajakirjandusmajas väga suurele auditooriumile. Täna meenutame üht tema kirjeldatud juhtumit, mille pealtnägijaks oli suur osa allveelaeva meeskonnast. Kuna ta rääkis mulle oma Põhjamere kogemusi, kuidas nad nägid võimsate objektide väljalendu paksust jääkihist Põhjameres. Ise oma silmaga nägid? Ja seal on lugu väga lihtne. Ta ütles, et allveelaev tuleb veepinnale või nii-öelda merepinnale, otsib vaba vee, tullakse pinnale laadima siis akumulaatoreid. Kenekad pannakse tööle, laetakse seal tundide kaupa. Mehed siis lastakse jää peale palli puhkama. Puhkama, palli mängima, mürama, seal noored madrused ju vee all, seal on kuude kaupa tihti peale. Ja siis ütles, et väga silmatorkav oli üks juhtum eriti, kui kogu see piirkond hakkas väga eriliselt kumisema. Selline madal vibratsioon, väga psüühikale toimiv eriline heli ja siis oli niisugune tunne, et kogu see pind, mille peal seistakse, et sellega midagi juhtub. Seal, kus madrused olid? No ja, seal laeva lähedal, eks ole, jää lume peal. Ja siis järgnes kohutav plahvatus. Ja see plahvatus ja see pauk oli hästi suur ja selle tekitaja oli siis umbes kilomeetri kaugusel näha. Sellest jäälaamist oli välja lennanud suur oranž hõõguv kera, mille läbimõõt võis olla seal 10 meetreid. See lendas läbi jää, kaasa tõmbas siis jäätükid vett. See kõik kolinal kukkus maha ja siis ta jäi seal 100 meetri kõrgusel selle jääpinna kohal, eks ole. Madrused, ohvitserid, kõik, kes seal olid, vaatasid silmad suured, et mis see asi see oli. Ja siis mingi aja möödudes, seal oli siis 10 minutit, see objekt sööstis siis üles juba ja kõrgele atmosfääri. Et mingi aja ta oli siis nagu selle jää kohal? Kohal ja seal oli 100 või paarsada meetrit, nagu nad hindasid, eks ole. Sest selline asi, kõigepealt see heli, siis see plahvatus, siis see objekt ise. Ja niisugused teated ju jõudsid armeesse. Kui meile antakse võimalus, siis septembris algaval hooajal jätkame Vladimir Ažaža raamatute Nõukogude Liidu mere- ja õhuvägede poolt fikseeritud ufovaatluste tutvustamist. Suuname nüüd pilgu Kuul asuvate merede poole. Georgi tänase kosmoseuudisega alustame vastuse otsimist küsimusele, mille esitasime saate algul. Kas vastab tõele, et Kuu on meile tundmatute olendite poolt juba asustatud? Kuu on maa looduslik kaaslane. Keskmise kaugusega maast 384 400 kilomeetrit. Kõige tõenäolisemaks peetakse teooriat, et Kuu moodustus maa ja Marsi suuruse taevakeha kokkupõrkel. Kuu mõjutab oma gravitatsiooniga maa pöörlemist ja pikendab vähesel määral ööpäeva, sajandis 2 millisekundit. Ilma Kuuta pöörleks maa ümber oma telje nii, et päevad oleksid 6 tunni pikkused. Tumedaid laike Kuu pinnal kutsutakse meredeks. Vanaja astronoomid uskusid, et need olid kunagi täidetud veega. Tänapäeval teatakse, et tegelikult nii see ei ole. Vett leidub Kuul väga vähesel määral, peamiselt jääna. India ja USA kosmosesondid on leidnud jääd alaliselt varjus olevatest kraatritest. Уже
после первых полетов на Луну возникло ощущение, что широкой публике что-то не договаривают. Основания для таких подозрений были. В каждое слово переговоров астронавтов с Центром управления полетами вслушивались тысячи радиолюбителей и услышали немало интересного. Например, то, что в течение 2 дней Аполлон-11 сопровождали неопознанные летающие объекты. Астронавт Эдвин Олдрин на 16-миллиметровую кинопленку цветную снял 4 фрагмента такой встречи. На одной из них 2 разные по диаметру неопознанных летающих объекта как бы соединяются и шли один навстречу другому. Затем возникла некая струя то ли газа, то ли жидкости в нашем понимании. И один объект стал уходить вверх, а затем они снова соединились vместе, и все эти экзерсисы, они попали на кинопленку. Kuumissioonidel osalenud astronautide reportaažide või raportite mõned lõigud meenutavad väga seda, kuidas oma tulevikuennustusi pani kirja kuulus selgeltnägija ja ettekuulutaja Nostradamus. Nostradamus kartis, et usufanaatikud võivad teda tuleviku ennustamise pärast tükkideks rebida ja seetõttu rüütas ta oma nägemused tulevikust värssidesse, rääkides nii-öelda läbi lillele. Kuna astronautidel oli keelatud rääkida neid saatnud tundmatutest lendavatest objektidest otsesõnu, siis rüütasid ka nemad oma mõned kosmoses saadetud sõnumid nii-öelda mõistujutu vormi. Väidetavalt oli see lennujuhtimiskeskusega juba eelnevalt kooskõlastatud. Seetõttu räägiti orbiidil viibides kord sellest, et jõuluvana on tõepoolest olemas ja teisel korral räägiti jällegi sellest, et kuul on nähtud mingisuguseid suuri kiviplokke, mis kiirgavad valgust. Ситуация несколько прояснилась спустя 2 десятилетия, когда Международная уфологическая организация ИКУФОН направила руководителям ведущих мировых держав меморандум. В нем приводилось письмо помощника Нила Армстронга, командира первой лунной экспедиции. Вот выдержка из него. Когда посадочный модуль стал снижаться, 3 НЛО диаметром 15-30 метров прилунились на краю кратера. Если это на самом деле так, то становятся понятными странные переговоры астронавтов с Центром управления на запасных частотах. Их перехватили радиолюбители Австралии и Швейцарии сразу после посадки экипажа на лунную поверхность. Через 10 лет один из создателей радиоаппаратуры для лунных экспедиций, Марис Шатлен, признался, что лично был свидетелем этого сеанса радиосвязи. В нем Армстронг говорил о чужих космических кораблях, расположившихся на краю кратера. Затем передача возобновилась по основному каналу, который прослушивали уже тысячи радиолюбителей. Ее вел успевший взять себя в руки Эдвин Олдрин. Недалеко от посадочного модуля находятся отдельные блоки, которые светятся. Мало света, но некоторые каменные блоки могут его создавать внутри. Судя по всему, это был условный код, который, впрочем, хорошо понимали в Центре управления полетами. Эти переговоры американские астронавты принципиально не комментируют. Неофициально, правда, командир Аполлона-11 якобы как-то признался, кое-что видели. Однако от прямого ответа ушел. Мы тоже давали подписку. И это правда. Почти все астронавты были офицерами военно-воздушных сил. Стало быть, на них распространялись циркуляры военного ведомства. В том числе и тот, в котором прямо говорится, разглашение военнослужащими любых сведений об НЛО подпадает под действие закона о шпионаже, а это влечет за собой до 10 лет тюрьмы и $10 000 штрафа. И астронавты молчали, хотя чуть ли не каждый их полет, начиная с самых первых пилотируемых кораблей, сопровождался неопознанными объектами. Это не афишировалось, но и не отрицалось. Järgmise episoodi paremaks mõistmiseks meenutame astronaute, kes nägid esimestena kuu varjatud poolt. Apollo 8 lend toimus detsembris 1968. See oli esimene mehitatud kosmoselend, mis jõudis kuu gravitatsiooni välja.
Apollo 8 astronaudid said esimesteks inimesteks, kelle õnnestus näha kuu meile varjatud poolt. Apollo 8 oli esimene mehitatud kosmoselend, mis startis Kennedy nimelisest kosmosekeskusest Floridas. Meeskonda kuulusid komandör Frank Borman, juhtimismooduli piloot James Lowell ja kuumooduli piloot William Anders. Varumeeskonna koosseisus oli ka Neil Armstrong, kes aasta hiljem lendas Apollo 11 komandörina Kuule. Apollo 8 missioon oli niivõrd eriline, et sellele tuleks pühendada suur osa ühest meie lähituleviku saatest. Täna aga meenutame veel seda, et Apollo 8 lennu ajal toimus kosmosest mitu teleülekannet. Kosmoselaev tegi ümber kuu 4 ringi. Eelviimase ringi ajal toimus 4. teleülekanne. Selle käigus teatas William Anders, et meeskonnal on anda edasi sõnum inimkonnale maa peal. Sõnumiks oli esimese Moosese raamatu esimene peatükk. Astronaudid lugesid selle ette kolmekesi. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Aprilli lõpus ilmunud ajalehes The Times kirjutatakse sellest, et lähiajal ilmub USA's raamat, milles antakse ülevaade selles riigis toimunud UFO-vaatlustest aastatel 2001 kuni 2015. Kui aastal 2001 registreeriti USA's keskeltläbi 3500 UFO-vaatlust, siis aastal 2015 oli ühe aasta vaatluste arv tõusnud juba 15 000-ni. Raamatus antakse ülevaade rohkem kui 120 000 UFO-vaatlusest aastatel 2001 kuni 2015 Ameerika Ühendriikide territooriumil. Tänan teid kõiki vaatamast ja kuulamast. Soovin teile saatesarja tegijate poolt veidi soojemat kevade jätku ja võimalikult päikesekülast suve. Suvekuudel jõuavad ekraanile sügisest kevadeni ekraanil olnud saated. Meie kasutame suvekuid selleks, et salvestada uusi materjale ja kui kõik läheb plaani kohaselt, siis jätkame saatesarjaga juba septembris. Ja kui keegi teist juhtub pildistama või filmima midagi omapärast, siis palun saatke neid materjale ka meile. Alljärgnevatel kirjasaatjatel, teie nimed ilmuvad kohe ekraanile, palume saata meile oma postiaadress,
et meil oleks võimalik saata teile meie saatesarja logoga ja tegijate autogrammidega suveniirkruus. Tänan teid veel kord tähelepanu eest ja kõike head!